täna oleme valdavalt biolaguneva kilest toodete tootja, mingil määral veel ka ümbertöötud polütüleeni. Ja kuna me teeme seda kõike ainult roheelektrit kasutades, siis meie keskkonnasõbralikkus on olnud sisuliselt juba algusest peale päris tugev. 2024 aasta oli ettevõtte jaoks päris tugev aasta. Mitmed varasemad ettevalmistused jõudsid positiivsete tulemusteni, kasvas käive, kasvas tootmismaht, kasvas kasum, jõudsime ka natuke investeeringuid teha. Me jätkasime investeerimist suunas, et me saaksime rohkem biolagunevaid kilesid toota. Ehitasime ühe suure ekstruuderi ümber, ostsime juurde ühe konverteerimisliini nende samade toodete jaoks, aga märkimisväärsed summad läksid ka tööohutuse, tuleohutuse parandamiseks. Häid töötajaid ei ole kunagi kerge leida, aga Targoplastil on suhteliselt hästi sellega läinud ja oleme ikkagi oma meeskonna suutnud koos hoida. Me tegeleme sellega, et me oma töötajaid koolitame, arendame, pingutame selle nimel, et lisandväärtus töötaja kohta kasvaks. Küll tuleb põhimaterjal ju imporditud, aga me kasutame kohalikke teenuseid nii palju kui võimalik. See tähendab nii transporti kui toitlustust, erinevaid pindasid. Iseenesest Hiiumaa ja see, et siin kunagi plasti selline kogukond on tekkinud, on tore koht ja see, et siin on jagub kompetentsi, tööstuskompetentsi ja plastikompetentsi ja inimestel on jätkuvalt oskust ja tahet masinate ja tööriistadega ümber käia. See on igati positiivne. Me asume ju Keinas siin tegelikult ajaloolises tööstuspiirkonnas. Et see tööstus on siin alati olnud ja ma ei ole ammu sellist märganud, et me justkui ei sobi siia või kuulu siia. Et Hiiumaa on piisavalt suur, et siia mahub nii vaikseid rabasid kui siis toimetavaid ja tegusaid tööstusettevõtteid.